Tere, head kuulajad ja vaatajad, mina olen Birgit ja ma olen väikese kommunikatsioonispetsialist. Mul on nii hea meel, et olete jälle lülitanud ennast lapsevanema kooli lainele. Igas osas siis keskendume ühele lapse arengut toetavale teemale. Pakume selle käigus siis sulle mõtteainet, praktilisi näpunäiteid, kogemusi elust enesest, sulle hea lapsevanem või hoopiski pedagoog. Tänase tunni oleme siis pühendunud projektõppele koolis. Milline näeb välja tavaline päev projektõppega klassis, kuivõrd see erineb nii-öelda traditsioonilisest koolipäevast, milliseid elulisi oskusi toetab projektõppe ja kuidas see võib sujuvamat üleminekut tagada liikuvamast laste elust siis kooli. Ja lõpetuseks räägime ka, et mida tähendab tegelikult koolivalmidus lapse jaoks. Teemat olen kutsunud avama Emily kooli õpetaja Sandra Tigane. Tere, Sandra! Tere! Ja avatud kooli projektõppe juhtõpetaja Anneli Hallap. Tere, Anneli! Tervist! Alustame, Sandra, sinuga, et kuidas sa üldse oled sattunud sinna õpetaja maailma? See on pikk lugu. Kui lühidalt rääkida? Aga ma proovin lühidalt kokku võtta ja mul on peres olnud mitmeid õpetajaid. Minu vanaema oli õpetaja, minu ema on õpetaja. Ja võib-olla alguses ma tahtsin sellest hästi kaugele tüürida ja pikalt olin seotud üldse tantsumaailmaga, aga siis ma üks hetk sain aru, et tegelikuses selle tantsu juures ka mind köitis just teiste õpetamine. Ja siis sealt tekkis see soov minna siis just pedagoogikat õppima ja kuna ma olin ka juba natukene seal õpetamismaailmas sees olnud läbi tantsu, siis mulle just tundus tore see algklasside vanus. Ja siis tegingi sellest sellise valiku ja sealt juba on kõik edasi niimoodi rullunud, et ma olen kooli omadega siis jõudnud. Aga miks just Emily kool sind kõnetas? Jah, Emily puhul oligi see, et ma tegelikult olen Tartust pärit, aga siis üks hetk tekkis selline valik, et Tallinna tulla ja siis tegelikult mul oligi niimoodi, et kas Emily või mitte midagi. Et ma olen 2 suuremas koolis olnud varem ja mul oligi selline täpselt, et Emily köitis oma erilisusega, asju tehti teistmoodi. Kollektiiv on selline nooruslik ja just ka see projektõppe pool, sest et natukene juba ennist ka siin enne podcasti algust rääkisime, et sellest projektõppest, et tegelikuses ma juba seda oma tundides viisingi läbi, aga võib-olla siis mitte nii teadlikult kui nüüd, et sealt Emilist ma olen siis saanud need võib-olla ka sellise teoreetilise nagu teadmise ka taha, et ja just üksteist nagu toetades ja ka teiste kogemustes õppides, et väga äge on näha noort verd alati ju tegelikult õpetaja maailmas. Meie koolis on seda päris palju. Seda on tore kuulda. Aga Anneli, tegelikult me natukene juba enne rääkisime, et sul ei ole sellist nii-öelda traditsioonilist, et käisin ülikoolis ja läksin kohe õpetajaks, nii et räägi sellest. Ja no mina olen see hiline ärkaja, võib selle kohta öelda. No tegelikult mina tegin oma elus kannapöörde 5 aastat tagasi ja lihtsalt elu ja olukord sundis selleks, aga õnnetuseks oli see COVID-i aeg ja sellel ajal töötuks jääda oli päris kole ja siis ma mõtlesin, et no mis nüüd edasi saab ja siis õde ammu mulle juba rääkis, kes on pedagoog Tartumaal, et ole hea ja proovi, et mulle tundub, et see väga sobiks. Ei tea, et kas ikka tahaks. No ja siis ma vaatasin neid kuulutusi ja no neid oli ikka väga palju, kus õpetajaid otsiti. Ma isegi ei vaadanud, et mis eriala õpetajaid otsitakse, vaid vaatasin lihtsalt õpetajaid ja siis ma mõtlesin, et no kui ma ikka juba kooli lähen, siis ma täitsa nii-öelda tavalisse kooli ei taha minna kuskile Mustamäele või Õismäele, sest ma ikkagi kartsin neid autokraatseid direktoreid ja kõike seda ja siis ma mõtlesin, et sellel koolil peab ikka mingi väike nõks olema juures. Ja ma teadsin, et Rask on Kalamaia teinud kooli ja siis ma mõtlesin, et aga see ongi ju see kool, mis ta tegi, et ma ikka vaatan, mis kool see on. Ja siis ma vaatasin avatud kooli kodulehte ja see mulle väga meeldis ja siis ma salvestasin selle töökuulutuse, siis ma jäin eluloo kirjeldusega hiljaks. Siis ma helistasin, et kas ma ikka saan esitada ja ikka saad esitada ja siis kõik intervjuud toimusid ju läbi veebi, sest kohale ju keegi ei saanud tulla. Ja võeti kohe ühendust ja pakuti kohta ja pakutigi kohe projektõpetaja kohta. Ja niimoodi ma seal siis nüüd olen 5 aasta juba. Väga tore, et sa ikkagi leidsid selle tee endale siis õpetaja maailma. Aga kui te olete mõlemad siin juba korra maininud seda projektõpet, et kui defineerida see ära,
siis mida tähendab projektõpe koolis? See tegelikult lastega suhteliselt palju erineb. Et Anneli, äkki seda avada, alustada? No ma ütleksin niimoodi, et nagu sellises eesti keeles öelduna. Jah, lihtsale inimesele. Lihtsale inimesele, lihtne inimene tänavalt. Et ma ütleks, et see on üks selline õpetamise meetod, kus õpilasele tehakse see konkreetne nagu teema hästi terviklikult selgeks. Ehk siis see ei ole nagu ära tükeldatud erinevateks osadeks, erinevate perioodide või aastate vahel, vaid sa võtadki selles ühes perioodis, teed seda hästi intensiivselt, kõik teemad on sellega seotud ja tal tekib üleüldine pilt, on ju mitte ainult, eks ju, projektõppes, vaid ka eesti keeles räägitakse sellel teemal, matemaatikas üritatakse tekstülesandeid teha sel teemal, võib-olla isegi muusika suudab mingisuguseid muusikapalasid, eks ju, leida sel teemal. Ehk siis ta saab aru, et seda me projektõppes rääkisime, aga me räägime eesti keeles ka seda sama praegu, on ju. Et see on selline, tal tekib sellest asjast nagu hästi erinevatest vaatepunktidest selline tervikpilt. Ma saan aru, et see siis seob nagu kõik erinevad nagu valdkonnad siis ühte ja. Kas sa, Sandra, tahad midagi veel lisada? Jah, võib-olla mina tooksin juurde ka veel selle elulisuse, et lapsed siis saavad teha, kui me räägime ka nendest näiteks lõpp-produktidest juba mingi hetk, on ju, ehk siis see, mis valmib selle käigus, et nad saavad mingi päris elulise asja teha ja proovidagi siis seda, et kui mina alati olen ka, kujutad ette, et sina, et sa oled ka nagu näiteks mingi tiimi liige kuskil tööl, on ju, ja nad peavad koos siis midagi seal uurima ja tegutsema, on ju, et see toob selle elulise poole ka sisse, et seda ma vist hästi rõhutaksin ka veel, et... Ja seda öeldakse projektõppes ja et see elu lähedus on hästi oluline, et võimalikult lapse keeles temale arusaadavalt ja mõelda just ennast sinna väikese esimese klassi lapse tasemele, et mis teda hetkel kõnetab. Ei ole nagu tarvis keerulistest asjadest rääkida, vaid hästi tema tasemel. Ja nende jaoks nagu põneval teemal on ju, on see siis õppe läbitud, aga samas ta juba õpib neid päriselu oskusi ka. No ma saan aru, et tegelikult need teemad on ette antud, et need ei tule nüüd otse lapselt, et ma tahaksin nüüd hullult seda uurida, vaid need on ikkagist ju ära jagatud, on nii? Ja kuigi seal alguses on, eks ju, esimesed tunnid on selline koht, kus õpilane teab küll teemat, aga ta saab fantaasia küllaselt nii-öelda mõelda, et mida tema tahaks teada selle teema raames. Kas sellele ka vastus saab, on ju, see selgub siis projekti lõpus, aga tal on see võimalus nagu enda fantaasia korraks niimoodi lendu lasta ja mõelda, et mida ma kõike sellest teemast teada tahaksin. Ja meil on ka alati see, et mida oskan ja mida veel tahan teada ja need alati minu arust järjest ajapikku lähevad meil küsimused järjest huvitavamaks ja siis, kui meil on selgunud ka hiljem, eks ole, et nagu nii vaatame nüüd tagasi, kas me saime nendele küsimustele vastuse, sellele me ei saanud, nii, mis me nüüd teeme ja siis me uurime veel juurde sellele nagu teemale lisaks ja see neile ka nagu väga meeldib, et lõpuks tegelikkuses ta saab ikkagi selle oma vastuse ka kätte, mida tema on siis kõige rohkem oodanud. Kui palju laps seal projektis juba käigus saab otsustada, et kuhu suunas me nüüd lähme? Et mida me nüüd selle projektiga siis nagu teeme? No ma ei tea, võib-olla see kooliti on ikkagi erinev, kuidas saad oma kogemustest rääkida. Aga üldiselt on, no ma ütleks, et see suur skelett on ikkagi paigas. Talle antakse valida erinevate asjade vahel, näiteks, et kas sa loed seda teksti või sa loed seda või sa uurid seda või sa uurid teist, et see valiku võimaluste andmine on ka hästi oluline, nagu sa ütled, et üks on elulisus ja teine on siis see valiku võimaluste andmine. Aga seda ikkagi nii-öelda õpetaja läbimõeldud struktuuri alusel on ju, et tal seda vabadust nüüd ei ole, et ta läheb purjetab täitsa kuskil oma suunda. Kuigi me oleme teinud ka niimoodi, et kui näiteks õpilane ütleb, et ta ikka kohe üldse ei taha seda lõpp-produkti teha nii, nagu meie oleme seda mõelnud, siis meil on oluline, et ta seda teeks. Ja siis ta valib oma tee. Siis me oleme teistele selgitanud, miks see nii on, miks ta valib sellise tee. Ja kõik on aru saanud sellest, eks ju, et on ka selliseid variante. Ja. See on kuidagi võib-olla, kuidas seda nagu kokku võtta ongi, see on selline struktureeritud valikute pakkumine, et me, tõesti õpetaja läheb ju mingi raami järgi, eks ole, aga on need momendid nii.
nüüd on teie valiku koht, on ju. Noh, näiteks kui me võtame ka seda lõpp-produkti, et laps valibki siis oma tiimiga või rühmaga siis koos näiteks, mis tehnikas ma tahan teha, kui on näiteks mingi loovusega seotud, eks ole, kunstiga seotud projekt, näiteks mis tehnikas ma tahan seda teha, on ju. Kes mis rolli rühmas omab, et kõik need hetked, et need on küll justkui nagu õpetaja ütleb, et see on nüüd see valikumoment, aga et laps siis saab seal keskel neid valikuid teha. Valikuvabadus just väiksel lapsel on ju nii oluline, just otsustusvõime ju kasvab ja areneb tal nii tugevalt, et ei ole lihtsalt, et tee nüüd nii, kõik, et ei ole nagu seda selgitust seal taga. Ja tegelikkuses just see otsustusmoment kasvatab neid kõige rohkem just nendes koos rühmaprojektides minu meelest, sest et siis tekivad need, mis me nüüd teeme, kui meil on need erinevad arvamused. Tema tahab teha seda, kuidas me nüüd selle lahendame ja just need momendid on tegelikkuses, miks on vaja seda otsustuskohta pakkuda ja kuidas nad siis selles momendis lõpuks jõuavad selleni ja vahepeal lähebki nässu. See on okei ju. Aga kuidas üldse nii-öelda õppeaasta jaguneb projektidega, et mitu projekti nagu mahub ühte õppeaastasse? Igasse perioodi üks. Meil on trimestrid, teil on siis... Meil on periood jookseb nii nagu tavakoolis, et koolivaheaega, koolivaheajani. Viis vaheaega on. Meil on siis natukene, meie koolis on teisiti, meil on siis trimestrid, ehk siis aasta on jagunenud 3 ja igas siis trimestris on meil üks projekt. Siis 3 ja 5. Ja esimeses kooliastmes on küll natuke erinevad, nii et nendel on 4 projekti ja siis viimane periood on selline, et õpitulemused, mis ei mahtunud projekti või mis kuidagi ei sobitunud ei siia, ei sinna, aga riiklik õppekava näeb ette, siis need on nii-öelda jäetud sinna viimaseks ja see tuleb selline natuke nagu segane periood, on ju, et kus lihtsalt tehakse need õpitulemused, ma ei tea, näiteks räägitakse tervisest või räägitakse esmaabist või midagi sellist, aga see ei sobitu ühtegi projekti, eks ju, et sa ei saa teda kunstlikult sinna juurde panna. Mina võin kohe täiendada selle... Esimene kooliaasta on meil siis selline, kus 5. periood teevad muud. Meil on see niimoodi lahendatud, et meil on trimestris, eks ole, see projekt, teie jätate need, mis teil nagu üle jäävad sinna aasta lõppu, siis meie kohe nagu omas trimestris nagu tegeleme nendega siis nagu eraldi nii-öelda, mis meil on ka ära jaotatud, siis mis õpiväljundid on kõik projektiga seotud ja mis siis seal võib-olla, eks ole, on väga spetsiifiline seal projekt on ju, sinna kõik ei sobitu olla, siis me kohe nagu ise siis üldõpetuse tundides need nagu, või siis ainetundides lihtsalt siis katame ära. Siit tulebki järgmine küsimus, et kuidas siis näeb tavaline koolipäev välja projektõppega, sest et kuivõrd see erineb nii-öelda tavalisest koolipäevast tavalises koolis, et ma arvan, et lapsevanem kindlasti väga huvitatud, et kas te siis istute seal koolipingis kogu aeg, kas te teete, käite palju väljas või et natuke avage, Sandra näiteks alustab. Võib-olla ongi raske kuidagi, et on juba tekkinud selline enda normaalsus, et ma ei oska võib-olla nagu, et ei tea jah, et mis see nagu teiste pilt või niimoodi on, aga üldiselt, ma räägin siin puhtalt enda kogemusest, et minul on nagu enda klassiga ära jaotatud juba need, mis on meil nagu siis need nii-öelda tunniajad, mis meil siis on nagu projektitunnid, mis lähevad siis projektina, millega ma siis neid projekti õpiväljundeid nagu täidan. Näiteks alustadeski sellest ma pean selle planeerima, et näiteks mul on arvuteid vaja, on ju, et siis ma tean juba näiteks teisipäeval seal 4-5 tundis me kindlasti tegeleme projektiga, on ju. Ja siis ülejäänud lähevad meil selliselt tavapäraselt nagu üldõpetuse raames, et toomegi sinna, praegu ongi mul loomade projekt, on ju hästi palju eesti keeles tekstid loomadega, on ju kõik see, aga sinna juurde ju käib ka kõik õigekirja õppimine, on ju, matemaatikas korrutustabel, kõik need muud ka, on ju, nii palju kui saame, siis jälle ikka selle projekti teemaga ühendame, aga seal ma ei tea, ongi vihikusse ülesanne korrutustabel, siis nagu seda otseselt ma kuidagi ju ei saa nagu selle loomade projektiga ühendada, et siis on nagu niimoodi erinevalt, aga jah, üldiselt ongi näiteks lastega mul ära planeeritud selles projektis, mul on nii suur maht, ma pean nädalas nii palju tunde sinna alla panema ja näiteks ongi teisipäeval 2 viimast tundi ja reedel meil ka tavaliselt on projektiga seonduvalt tunnid. Mõnikord võtan terve päeva, kus meil on seal näiteks meisterdamine, me oleme seal oma laines, on ju, ja siis tegutsen sellega. Aga mis veel on selle projektiga hästi palju seotud, on ka õppekäigud. Et siis sinna alla kuuluvad ka ju päris mitmed nagu päevad ajaliselt, et näiteks lähme, ma ei tea, loodusmuuseumisse või siis lähme loomaaeda, on ju. Täna käisime teatrietendust vaatamas, on ju, et tegelikult see ka kõik läheb ju projektitundidega nagu seotult.
ma saan aru, et ikkagi see tasakaal, et on ka nii ainetundid kui ka siis nagu projekti. Jah, just. Ja kuidas teil, Anneli? No meil on ikkagi ka sama, et meil tunniplaan on ikkagi ette nähtud, eks ju, et esimeses kooliastmes on ka, eks, üldõpetus ja siis ikkagi tunniplaani järgi on ka projektitunnid. Üldiselt 4-5 tundi nädalas on siis projektõpet, mõne lühema projektiga on siis 3 tundi, aga need on väga üksikud. Ja koolipäev näeb välja nagu iga teine, mulle tundub, et õpilased tulevad kooli ja see, kuidas sa siis seda tundi üles ehitad, sõltub tunnist on ju, et on kindlasti tunde, kus nad istuvad laua taga, aga selliste igasuguste nagu loovate ja rühmatööde nii-öelda jaoks, mida me tegelikult teeme hästi palju, siis me ikkagi laseme neil koridoris teha või kuskil, kus nad leiavad koolimaas sobiva koha, lepime kellaaja kokku, nad tulevad selleks kellaks tagasi, et sellist nagu ruumivalikut õnneks koolimaja natukene võimaldab. Ja seda me ikkagi laseme teha ka. Sest ikkagist nagu liikuvust on, ma saan aru, et nagu vanemal, ma arvan, kõige suurem hirm ongi see, et kui ta tuleb sellest liikuvast laste elust, kus ta saabki väga palju ringi joosta teha ja siis ta äkki peab järsku, ma ei tea, 5 tundi järjest istuma seal koolipingis. Ja no ikka väga teadlikult suhtutakse ju tänapäeval sellesse ka, et ikkagi 20 minutit öeldakse on selline aktiivne mõtlemise aeg ja sina õpetajana peaksid tegelikult seda nagu tundi juba sisse planeerima, et sa tead, on ju, et mis sa vahepeal tegema peaksid. Ja need projektitunnid on ka tihtipeale sellised topelttunnid, eks ju, ehk siis kokku 90 minutit. Pole mõeldavgi, et õpilane nii kaua suudaks üldse keskenduda. Ja see olenebki hästi sellest ülesandest ka, on ju, et kui on näiteks see uurimise protsess, on ju, loomulikult tal on seal teksti lugemine, nad asivad ära, on ju, väga kiiresti, on ju, väiksed, on ju, suuremad rohkem juba jõuavad keskenduda seal. Aga näiteks kui neil ongi, minul oli eelmine projekt oli siis kus me tegime siis Eesti lastekirjanduse põhjal, nad tegid lõpuks multika valmis. Oli see meisterdamise osa, kus nad tegid neid taustasid ja seal oma tegelasi ja nad said seal ringi liikuda, nad valivad, kes istub seal põranda peal, kes vaiba peal, kes tahab laua taga, siis tegelikkuses see vabadus liikuda, käia, arutleda, teha omas tempos, et siis nad suudavad küll päris pikalt nagu teha, et pigem ongi see, et sina oledki seal see lihtsalt suunaja, on ju, et nii, teil on nüüd, täna on teil veel nii palju aega, teil on vaja umbes nii palju ära jõuda, planeerige nüüd, mõelge, kas te jõuate, mis te jätate välja võib-olla, mis te võtate, on ju, et oled seal nagu rohkem see suunaja ja siis nad suudavad ka tegelikkuses keskenduda rohkem. Saad see sees olla, ja et mida selgema kuidagi pildi sa neile tunnist ette annad, seda lihtsamini tegelikult see läheb, et nad teavad, mida nendelt oodatakse, et kui sa ütled tunni alguses, vaatame, kuhu me jõuame, et siis üldjuhul väga kaugele ei purjeta. Ja ikkagi see ajaraam tuleb nagu neile mingil määral anda ja mis võib-olla ongi nende projektitundidega nagu huvitav on see, eks ole, et ongi mingid protsessid, mis kestavad sul pikemalt, võib-olla sa teedki mingit asja, teed seal võib-olla mitte ainult 1 nädala, on ju, ja mitte selle 1 tunni, vaid sul läheb siis lapsed juba teavad näiteks niimoodi, et ahah, meil on see asi pooleli, on ju, ja sa juba nii, nüüd meil tuleb projektitund, mäletate, me teeme praegu seda, täna on sul nii palju vaja ära jõuda, nemad juba võtavad, juba teavad, ahah, minu asjad olid, meie peame täna seda tegema, juba nad räägivad ja toimetavad, et jah, võib-olla selline väljaspoolt tulijale võib see tunduda selline suur mäsu ja selline, et oi, siin on täitsa õpetaja üldse ei oma kontrolli, aga tegelikkuses iga laps teab, mida ta peab tegema ja kes seal natukene vaidleb, on ju, kas me teeme nüüd selle nii või naa või kas meil on seda nii või naa. Teistel on juba kõik väga ära jaotatud, et tekib selline mõnus tegutsemise segadus. Ma näen, et sa samastud vist. Meil oli nii äge kogemus, meil käisid Narva erinevate koolide õpetajad koolis ja tunnikülastus ka, eks ju, ja meil on täitsa tavaline, et kogu aeg istub keegi tunnis, kas õppejuht või keegi teine, on ju, ja õpilased üldse, keegi istub seal jälle, on ju. Ja siis nad tulid tundi vaatlema, aga meil oli just lõpp-produktiks valmistumine 7. klassiga ja nad tegid kuuldemängusid ja kuuldemäng on selline asi, et sa pead kuskil vaikuses seda tegema, eks ju. Ja siis ma ütlesin neile küll, et vabandage, et põhimõtteliselt ma ütlen 2 lauset ja siis on siit õpilased kõik läinsid klassist, on ju. Okei. Siis nad olid natuke ehmunud, on ju, et mis nüüd toimuma hakkab. Lähevad, ja põhimõtteliselt siis oligi nii, ja siis nad ütlesid, kas me võime neid otsima minna koolimaja peal? Ma ütlesin, palun väga, kui te nad leiate. Ehk siis, ja siis nad tulidki tunni lõpuks, tulid kohale ja olid oma ülesannetega valmis saanud ja vahepeal käid vaatamas, et kas kõik läheb hästi. Ja... See vastutus minu arust kõlab siin väga välja, et väikesest peale juba sellest esimeses klassis tegelikult te pakute seda vastutusvõimalust lastele, et teie vastutate oma projekti eest tegelikult ju nagu lõpuks.
ja siia tuleb juurde, me kindlasti räägime nendest lõpp-produktidest, on ju, noh, et see avalikkus tuleb kindlasti. Vot selle ees on neil nagu, nad tahavad seda teha sellepärast, et see tuleks nagu nii äge, et vanematel, kes tulevad kuulama, oleks nagu siuke, et vau, minu laps tegi seda, on ju. Et see on nendel hästi suur motivaator. Selline hasart tekib neil, jah. No jah, pluss see protsess on ka neile nagu ikkagi põnev, on ju, ja siis et nad heal meelel tegelikult näitavad seda lõpus nagu välja ka. Saame ka siit aru, et tegelikult seal taga on nagu ikkagi see õpetaja, see mõtestatud ja teadlik töö. Et nagu sa alguses vahepeal siin ütlesid, et võib-olla mõnel väljas tulijale tundub, et siin toimub mingi hull kaos, aga see on nagu nii-öelda kontrollitud kaos, kui selle kohta võib nii öelda, on ju. Ma ütleks võib-olla isegi nagu õpetaja vaates siia juurde, et õpetajal on enne projekti hästi oluline töö teha vaja ära endaga. Ehk siis sa pead selle projekti tegema endale söödavaks. Sa ei saa seda mitte kuidagi moodi entusiastlikult anda, kui sa ei ole ise 100% sellesse, noh, sa ei usu sellesse, mida sa tegelikult teed. Ja see paistab õpilastel absoluutselt kohe kätte. Et miks nemad siis peavad tegema, kui sina ei usu sellesse põhimõtteliselt, on ju? Ja minul oligi nagu see kogemus ka, eks ole, et mina olen 2 aastat nagu Emily koolis ja niimoodi teadlikult nagu tegutsen nende projektidega niimoodi läbi iga trimestri, siis meil on nagu kokku lepitud koolis, eks ole, mis teil on vist sarnaselt ju, et mis trimestritel on ju, mis klassil, mis projekt tuleb ja meil on väga nagu suur kiitus minu nii-öelda eelkäijatele õpetajatele, et väga suured tööd ja materjali on hästi palju ja väga läbi mõeldud. Aga siis, kui ma tulin ka alguse, siis mul tekkis endal nagu see, et no, ma pean ka nagu täpselt tegema nii nagu on. Aga siis, mingi hetk ma nagu reflekteerisin, et see tegelikkuses täpselt see asi, mis ütlesid, et sa pead endale nagu söödavaks tegema, siis mul tekkis nagu see julgus, et mingeid asju ma teen oma moodi. Et kui ma ise usun sellesse, siis usuvad lapsed ka sellesse ja see on hästi oluline. See on ju ükskõik, mida õpetades tegelikkuses väga oluline. Aga projekti puhul just eriti, et kui ma saan ise aru sellest, ma saan aru, kuhu me peame jõudma, ma saan aru, kui palju asjad aega võtavad, on ju, et siis tegelikkuses saab see laps ka sellest aru, et see on tõesti ülioluline punkt. Ja tegelikult ju kõik see projekt, need projektid on ju seotud riikliku õppekavaga, et ei tee seal, nagu võiks ära selgelt ära mainida, on ju, et see ei ole lihtsalt suvaliselt taevast võetud, on ju mingi nii-öelda projekt, et see on kõik väga nagu ju teadlikult. See on hästi teadlik töö, hästi, eks ju, õppejuhid tegelevad sellega, mina projektjuhtõpetajana tegelen sellega, ikkagi kõik õpitulemused on, ma ütleks, nagu tükkideks tehtud, eks ju, et mitte ükski ei kao seal riiklikus õppekavas kuskil ära, et jätame selle kuskile, ma ei tea, keegi tegeleb selle ei tegele, on ju. Et, ja osad ained näiteks, kui on hästi kirjanduskallakuga projekt, siis näiteks osad kirjandustunnid jäävad tunniplaanist ära, sest et projekt katab need ära, eks. Ehk siis meil ei ole tegelikult õpilastel õpikoormus ei ole suurem kui tavakoolis. Lihtsalt need õpitulemused on viidud projekti ja siis selle arvelt on näiteks kas loodusõpetuse tunde meil ei ole üldse, eks ju. Esimeses ja teises on, aga esimeses ei ole, sest kõik loodusõpetuse teemad on kaetud projektidega. Inimese õpetuse tunde meil ei ole üldse, sest need on kaetud kõik projektidega. Meil on sarnane. Ja tulevad tulevikus, eks ju, nagu ma ütlesin, kirjandus, ajalugu, näiteks meil on hetkel Vana-Kreeka projekt, on ju, mis on ajalooga seotud, siis ajalootundide arvelt jäävad, neid tunde jääb vähemaks, eks ju. Ehk siis, kui keegi hakkaks lugema tunde kokku, on ju, siis tunde nii palju ei saa, aga õpitulemused on kenasti kaetud. Ja nende õpitulemustega on tõesti see eeltöö, et kui plaan on hästi paigas, on ju meil ka ikka tabelid, jälgime neid enne trimestri algust, kõik me vaatame, nii, mis olid need, mis on need õpitulemused, mis on meil projekti all, mida me täpselt peame nüüd selle projektiga ära kandma, mis on need, mis ei sobitu sinna, mida me katame nende siis kas ainetundide või üldõpetustundide alt ära ja et ikkagi nagu see süsteem ja see nagu läbimõeldus, et see eeltöö on õpetajatel väga suur. Samas jälle selle protsessi käigus sul on selle võrra lihtsam, sest et tegelikkuses sul on ette öeldud põhimõtteliselt, mida sa pead tegema, on ju, ja lihtsalt jälgi plaani. Aga jah, see struktuur peab nagu eelnevalt paigas olema ja see läbimõeldus. Me juba natuke oleme ka maininud ikka neid elulisi oskusi, et meil on siin tulnud välja see valikuvabadus, vastutusvõime, paindlikkus, et kui oluline on tegelikult nagu just õpetada neid nii-öelda üldoskusi, tulevikuoskusid, just neid elulisi oskusi sinna juurde kõigele muule.
no ma ei tea, väga oluline. Ma näiteks ütleksin isegi seda, et mida rohkem kogemus sul endal üldse elus on, seda lihtsam on sul tegelikult projekti anda. Et ma hetkel töötan me teeme paaris teise õpetajaga koos projekte, sest klassid on suured. Ja siis ta teinekord ütleb, kuidas sa neid asju tead? Et see ei olnud ju kuskil kirjas, ei olnudki kirjas, aga sul lihtsalt endal on ju, sul peab olema endal lai silmaring, sa pead ise hästi palju teadma kõikidest asjadest, sest sa seostad ise, on ju, sa tood mingeid näiteid elust enesest, siis tood, tõesti, see ongi täpselt nii, on ju. Et sa pead nagu kogu aeg paralleele tõmbama päris eluga, on ju. Näed, sinu vanaema kodus kindlasti teeb seda, on ju. Tõesti teeb, eks ju. Miks ta seda teeb, eks ju? Et kogu aeg sa pead seda kuklas pidama, seda seostust, on ju. Et temal siin kuklas tekiks see tunne, et tõesti, on ju, ongi päris. Seda päris eluga seotud, mis nagu siin väljaspool kooli toimub ka, on ju. Täpselt. Ja selle tõttu, eks ju, tehakse hästi palju katseid, igasuguseid hallitusseentega katseid ja elektriga katseid ja mis juhtub siis, kui on ju, ja see kõik on hästi-hästi eluline. Need õppekäigud täpselt samamoodi. Sa käid ikkagi igal perioodil, me käime 1-2 kindlasti. Ma arvan, tavakoolis seda kindlasti ei tehta, vähemalt sellises mahus mitte. Ja see ikkagi hästi läbimõeldud, kuhu sa lähed, mida sa teed. Jah, meil käivad ka näiteks kooli tulevad veel külalised, et meil on näiteks loomade projekt, praegu tuleb jahimees rääkima. Et kõik sellised asjad. Jah, võib-olla mis mina nagu juurde lisaksin on see, et kuidas mina olen nagu sellest mõelnud, on see, et kui mina ise olen nüüd tööpõllul, on ju, et milliste kolleegidega, kuidas ma ise nagu toimetan, et ma ju tahan, et minu õpilased suudaksid ka, kes seal suudab võtta juhi rolli, on ju. Ta saab juba seda arendada endas väga palju. Kellel on seal teistega arvestamisega üliraske, on ju, ta juba tegelikult ennast kasvatab selles ja on juba väga teadlik, et ma pean seda endas nagu parandama või arendama. Ja ju projektide juurde käib ka väga palju see reflekteerimine, on ju, sest pärast meil on alati on see nii, kui eriti kui rühmaprojekt on ju, kuidas teil läks koostöö? Mis see koostöö üldse tähendab? Et kui minu õpilastelt nagu täna küsida, on ju, mida tähendab koostöö, nad nagu väga-väga hästi oskavad teile seda sõnastada, on ju, sest me oleme lihtsalt seda nii palju saanud harjutada. Et jah, see suhtlus, see juhtimine, see oma rolli leidmine, see võib-olla oma enda kehtestamine, on ju, et kõik see sotsiaalne oskus on ikkagi nagu väga oluline, mida me ootame sellelt kodanikult hiljem. Jah, et oleks see tulevikus see vastutustundlik ja samas ka enesekindel ja julge inimene. Või see, et kui, ma ei tea, mul on olnud küll selliseid tunde, kus me põhimõtteliselt ainult arutleme. Ma ei jõua üldse tunni teema juurde, sellepärast, et mingi teema on käivitanud nagu sellise arutelu. Oskus väljendada ennast ju. Ja ei ole ühtegi vale vastust, on ju, et selge, ma saan sust aru, aga vaatame, kas on ka teisi vaatepunkte, et mitte kunagi nagu sa ei ütle kellelegi, et see vastus ei kõlba mitte kuskile või et vaata ise, kuidas sa selle vastusega saad. Ja see tegelikult see on nii oluline oskus, et kõik aksepteerivad, mida keegi teine ütleb. Ja sa mõtled, et niimoodi näeb ka asja, eks ju, et hoopis teise vaatenurga. Et see on nii äge, mulle endale need tunnid kohutavalt meeldivad. Ja siis mul tuleb juba meelde, mis me mainisime ka, eks ole, kui on see lõpp-produkti nagu esitlemine, on ju, et siis see esinemisoskus näiteks, see julgus esineda. Ja, et minul oli nii tore, meil oli, ma juba mainisin seda, et meil oli see multifilmi tegemine, eks ole, sõnadest liikuva pildini, ülihea pealkiri minu arust ja siis meil oli siis kinoõhtu lapsevanematele ja siis, aga meil 3 klassi koos. Ja siis nad pidid tutvustama ka enne, et mis raamatus nad siis tegid, on ju, kes nad on ju, ja kes nende kirjanik siis oli ja või me klassis harjutasime ja nii äge oli vaadata, kuidas nad läksid tegelikkuses suure saali, täissaal on ju, kõik vanemad, teiste klasside lapsed on ju ja nii julgelt ja armsalt rääkisid, on ju, tegelikult selline kogemus eluks, ma arvan, et on väga palju täiskasvanuidki, kes ei julge ja ei tee sellist asja, on ju, ja mõtle tema juba nagu teises klassis saab seda harjutada, et sellistel hetkedel mina küll alati nagu mõtlen, et vau, et kui vedanud nagu neil on ja minul ka, et ma saan seda kõike näha ja suunata, et sellised momendid on väga ägedad. Aga muidugi on ka selliseid lapsi, kes ikkagi ei julge, et kellel on neid oskusi vähe ja me absoluutselt seda aksepteerime ja nad ikka tulevad, et kas ma võiksin nüüd kas lõpus esineda või üldse mitte. See on väga okei. Ja teate, mis juhtub? Juhtub see, et nad murduvad.
ja nad tahavad ikkagi esineda lõpus, sest see kõik on nii tore. Ja kindlasti ei ole, kindlasti ma ei ütlegi seda, et kõik on nagu niimoodi, et ülijulgelt nad tulevad, õpeta, ma olen nii närvis, õpeta, ma kardan, mul tuli vanaema ka vaatama ja niimoodi. Ja siis mäletad, me harjutasime, on ju, ja teil on kõik selge ja kui läheb natuke sassi, mina olen siin, on ju, ja lõpuks täpselt nad ikkagi lähevad sinna ette ja lõpus nad tulevad, nii äge oli. Et millal veel saab? Mõtle, kuidas nad ületavad ennast, eks ju tegelikult, eriti need, kes päriselt ei julge. Et see on tema jaoks ikka nagu tohutu samm. Jah. Kes nad teevad seda turvalises keskkonnas ka, et saavad aru, et seal on okei seda teha. Et see on äge. Kui me juba nüüd natuke siia projektidesse nii-öelda sukeldusi, mis räägime täpsemalt, et mis on äkki teie jaoks nagu nii-öelda kõige ägedamad projektid, kus te nii-öelda olete saanud osa, et Anneli alusta äkki? Oi, see on lemmikteema. Lemmikküsimus. Ja mul tõepoolest on mingid teatud projektid, mida ma nagu teen täitsa ikka väga suure kirega. Mis tundub võib-olla täitsa veider, on üks projekt, on elektriteemaline projekt. See endal on mingi isiklik huvi. Ei, no ma alguses mõtlesin, et jumal küll, kuidas ma seda projekti teen. Ma ei tea elektrist mitte midagi. Ma ei oska isegi pistikut õigesti välja tõmmata seinast. Ja siis sa lihtsalt loed ja uurid ja vaatad ja teed ise katseid läbi. Ja see tuli nagu nii äge projekt, kuidas nad kõik, see on nii eluline. Eks seda projekti on nii eluliselt võimalik teha. Kuidas me käisime õues elektriposte lugemas ja liine vaatamas ja alajaama vaatamas ja kõike seda. Ja siis tegime katseid ise, eks ju. See oli ju ülipanev vooluringi, kuidas kartul juhib elektrit, kuidas kartuliga pirni põlema saada. Kõigil olid, pauku käis ka muidugi, lambid ikkagi lendasid ja see oli kärsahaisu, oli kõik kohad täis ja see oli nii äge. Kui vanad lapsed olid? 3. klass. Mõtlen siis selle peale, et võib-olla nii-öelda tavakoolis siis alles, ma ei tea, füüsikas 8. klassis sa näed, kuidas seda voolu nagu juhtida, on ju. Ja teine projekt, mis mulle endale on hästi meeldinud, on moeprojekt, mida teevad natuke vanemad. Ja see on siis, eks ju, tehnoloogiaga seotud, ehk siis see suunitlus on see, et sa võtad mingi olemasoleva riideeseme, uut ei osta poest, ja disainid selle ümber nii, et sellega kõlbaks minna moelavale. Ja siis nad seda teevad, eks ju, terve see projekti raames. Põhimõtteliselt hästi natuke on seal teooriat otsas, aga hakkavad juba suhteliselt alguses riideid disainima. Ja lõpuks lõpeb see tohutu suure ülekoolilise moeshowga, kus nad astuvad ülesse ja siis neid hinnatakse ja žürii on, me ikkagi oleme nagu moeloojad kohale kutsunud, kõik on ju, õudselt äge on see, et see on, kuidagi endal on selline ärevus alati enne seda moeshowd ees, on ju, et kuidas neil see õnnestub ja kuidas nad tunnis kaasa teevad, eks ju, et sellest sõltub hästi palju. Vot need kaks on sellist kuidagi... Nii erinevad, täiesti seinast seina. Jaa, issand, minul on ju ainult 2 aastat kogemust, on ju, ja kuigi ma ütlengi, et nagu meil on Emilis nii palju ägedaid projekte ja tegelikult nii palju, kui ma ka nendest suurte projektidest on ju ikka ju koolis näed ja kuuled ja on jälle kutsutakse, tule siia on ja siis võib-olla suurte omadest, millel mina ei ole küll kaasa löönud, aga mulle tundub kõige ägedam see, kui nad teevad minifirmasid. Ja et meil ongi kohe see üks projekt toodud sellisena, et nad teevadki siis oma minifirma ja siis käivad koolilaatadel ja kes siis käivad ka seal nende minifirmade laatadel. Neil on ju poodides käivad ringi, et iga aasta jälle, no nii, millega need noored nüüd on hakkama saanud, on ju, ise ka põnevusega käid ja vaatad, et see on väga kihvt minu arust, väga eluline. Aga kui ma mõtlen nüüd enda kogemuse, enda nende lahedate projektide peale, siis... Võib-olla ma ütlengi lihtsalt äkki, mul on lihtsalt see kõige värskemalt meeles, aga mulle tõesti väga meeldis just see eelmine projekt, kui me siis lugesimegi Eesti lastekirjandusraamatuid ja siis multika tegemine, sest et see oli meil oli esimest korda siis selline võimalus, kus me saime siis minna kohe päris multika, kes viivadki multika töötubasid läbi, need neil oli kõik suured tehnika asjad ja kõik neil oli nii läbi mõeldud ja see kogu protsess ja kuidas siis jupphaaval need lapsed kõigepealt pidid, eks ole, neid tekste lugema, kuidas ma üldse aru saan sellest tekstist, mida ma võtan sealt, kui palju ma pean liigutama neid asju, mis tegelasi mul vaja on, mis taustasid mul vaja on, kus mul see tegevus toimus, et võtta see nagu üks lugu nii juppideks lahti ja siis pärast see tuua tervikuna kokku ja muidugi see kinoõht oli ka lõpus nii suurte emotsioonidega ja tore.
ja teised projektid, mis on toredad ka, on looduse projektid, et sügisel me uurisime taimi. Ja siis nad tegid, oli väga-väga suurt elevust tekitav oli see, et igaüks siis, see oli meil individuaalne projekt ja igaüks uuris siis ühte köögivilja. Ja siis nad pidid köögiviljaga seoses ka ühe retsepti tegema või katsetama, siis ühe toidu valmistama. Ja siis nad tõid selle teistele maitsmiseks kooli. Nii et tegelikult nad uurisid selle köögivilja kohta, kõik see taime ehitus on ju, kas me sööme seal juurt või sööme me lehte on ju, nad tegid ägedad plakatid ja siis see oma toit või selle oma köögiviljaga katsetamine on ju ja siis pärast meil oli koos kokkamine ja siis lõpuks meil ka mõned retseptid siis jõudsid ka siis koolisööklasse lausa, et selline ka väga terviklik ja tore tulemus. Ja see iga hommikune see, täna, maitseme tema toit, temal oli peet, no mis peedis saab teha on ju. Et väga põnev oli see projekt. See elevus. Aga kui nüüd seda teist poolt vaadata, et kas on ka mingid nagu projekte või mingid hetki on, kus tõesti lastel huvi raugeb? Või nagu, et ei näed, et nagu kuidagi silm ei sära enam ja no mida ma teen? Ikka on. Ma arvan, et see on täitsa loomulik. See on nagu tavaline, et nagu pigem okei ka. Jaa, ma arvan, et ja see ootus ilmselt õpetajal endal on ka, et ega sa ju ei tea alguses täpselt, kuidas see kõik läheb, eks ju. Et, ja klassid on ju nii erinevad ja kui sa lähed täitsa uue klassi ette, siis see võibki täpselt niimoodi minna, on ju. Aga ma ikkagi ütleksin, et õpetajal on ikkagi neid tööriistu nii palju, et sul on võimalus teha ka täitsa kannapööre, et sa võid oma praegusest plaanist nii-öelda loobuda ja teha seda kuidagi täitsa mingis teises võtmes, on ju, et sa saad aru, et no see lihtsalt ei tööta, on ju, no näiteks, et ma ei tea, loeme seal neid mingisuguseid vana Kreeka müüte, on ju, et nad ei tööta selline asi, on ju, et kas on klass lihtsalt selline, et neile ei meeldi lugeda, eks ju, noh, siis pakud igasugused erinevad alternatiive, on ju tehtud, ma ei tea, mingisuguseid multikaid sellest, on tehtud mingeid kokkuvõtteid, on ju, sa võid ka lasta AI-l selle kokkuvõtte teha, noh, et tegelikult erinevaid variante ju on, et oluline on ju see, et ta saaks nendest müütidest teada, on ju. Sa pead mõtlema sellele, et noh, okei, jätame selle lugemise osa siis võib-olla praegu siia natuke tahaplaanile, kui see ei tööta, aga teeme mingit teistmoodi seda asja siis, eks. Et see nagu projekti teemat päris muuta ei saa, on ju, noh, nii palju vabadust siiski ei ole. Aga seda, kuidas sa seal sees laveerid, on ju, on täpselt sinu enda teha. Ja nagu keegi õnneks ei ütle sulle, et kuule, see viis ei ole küll okei. No õpetajana see kohanemisvõime ka tegelikult nagu täiesti nagu muuta seda suunda. Ja. Et ma ütleks, et väiksemates sellistes esimeses kooliastmes ei ole seda muret, et need projektid ei meeldiks neile. Et see ikkagi tekib pigem, mulle tundub seal vanemas eas, kui tuleb see murdeiga ja seoses sellega, eks ju, kõik need muud raskused, mis nendel on elus, siis tundub see õppimine selline täitsa selline, et mis mõttes ma pean nüüd 10 lehekülge müüti lugema. Ja ma ütlen küll jah, et mul ei ole nagu sellist hetke tõesti väikestega olnud, on ju eelmine aasta esimene, nüüd teine klass, et neil ei oleks huvi selle projekti vastu. Pigem on neil need momendid, kus neil on näiteks ongi tekkinud näiteks mingi probleem seal oma rühmas, on ju. Või siis neil on näiteks selline, et nendel on hästi kindel, et nii meil on kokku lepitud, mina teen seda, tema teeb seda ja tema teeb seda. Ja siis näiteks keegi kellegi järgi ootama. Siis ongi see, et kas sa saad midagi muud teha, kui ei saa, siis meil on taas, et kas sa siis nüüd loed või joonistad, on ju, et ei hakka seal ringi käima ja segama, et ei saaks just öelda, et see oleks nagu selline et huvi on kadunud, aga võib-olla jah, selles momendis on neil see tööjaatus nagu selline või siis jah, kui seal on mingi suhteprobleem on ju või mingi vaidlus, siis mõni võib-olla, et ma ei taha on ju enam. Aga kui jälle saab lahendatud, siis tegelikult nad on selle projektiga pardal ja tegutsevad meeleldi, et jah, vaat mul ei ole sellist võib-olla mul ei ole ka, mul sellist kogemust ei ole, et terve klass kuidagi nagu tõrguks või et sa saad aru, et see üldse ei tööta, on ju. Et pigem on ikka mure nagu üksikute õpilastega, aga noh, nagu see kaasav haridus meil on, eks ju, et sa ikkagi lähened talle individuaalselt, on ju, et sa räägid taga eraldi läbi, mis talle ei meeldi, üritad tast aru saada ja teinekord ongi täitsa okeid põhjused, on ju, et mis ta ütleb, miks talle see ei meeldi ja sa ju aktsepteerid seda, sellepärast, et sa saad aru sellest, eks, miks talle ei meeldi see asi ja siis leiame teise tee ja nagu öeldud, siis võib ka lõpuni minna välja sellega, et ta teebki üksinda selle lõpp-produkti, eks ju, ja see on ka okei. Ehk siis nagu mitte oluline ei ole see, et nui 4 ta teeb seda rühmatööd, on ju. Ja vastumeelselt on ju ka. Ja vaid oluline on see, et sa leiad selle tema jaoks selle tee ja võib-olla talle lõpuks hakkabki meeldima. Ja nagu sa enne ka mainisid, on ju. Täpselt. Et sa ikkagi pead nagu hästi palju sellest inimesest lähtuma. Ja.
Natukene ka juba olete maininud neid lõpp-produkte, et see on ju tegelikult projektõppes väga ju peab olema mingi äge selline lõpp-produkt. Avalik. Mis asi? Avalik. Avalik. Ja see on nagu täiesti nagu 0-4-aks, et avalik peab olema see. Ja sest see mõte peab sul alati olema siin nagu siin kuklas et mitte kuskil seal klassis salaja. Salaja ei toimu midagi. Okei. Ja miks just avalik? No ma arvan ikka selle esinemisoskuse pärast ja sellepärast, et hinnata seda nende tööd, mida nad on terve periood teinud, on ikka pikk aeg on, sa mõtleksin, kogu aeg ühte seda sama kui valmistame ja siis, kui see on lõpuks valmis, no ma ei taha ju, et seal on ainult minu klass, ma tahaks teistele ka näidata, on ja sõltuvalt projektist on see erinev, kui palju publikut seal on, ja ma ütlesin, et meil on moeshow projekt, kus on terve kool ja lapsevanemad ja ma ei tea, kes kõik veel. Ja on ka projekte, mis on natuke väiksemas ringis, aga mina enda klassidega olen alati vähemalt lapsevanemad kutsunud. Ja kes siis saab tulla, sest see on ju koolipäeva sees. Kes siis saab tulla, see tuleb, kes siis ei saa tulla. Kui näiteks tehakse mingid multifilmid valmis, siis me alati saadame kõikidele lapsevanematele, kes saavad vaadata. Et alati on selline, publik on alati laiem. Ja see avalikkusele minu arust on see ka just jälle see eluline pool, et sellel, et see õpetan selle asja või mitte siis õpetaja üksinda võib-olla ka, eks ole, kool või mingi töörühm on selle asja selliselt nagu läbi mõelnud, et sellel asjal on päriselt mingi väärtus ja mõju. Et kui sa saad aru, et nagu, kuule, ma tahangi ju seda avalikkus, ma tahan ju seda videot sellele emale, isale saata või näidata, siis järelikult sellel asjal on mingi mõju või mõte, mis tegelikkuses läheb väljapoole. Et ma arvan, et see on võib-olla see avalikkuse teema nagu ka. Mina ikkagi mõtlen ka seda, et kui lapsevanemate tagasidet kuulata, et kui nad on selleks ära käinud, siis ikka küsida, et kuidas teile meeldis ja kuidas teile tundus see projekt, siis nad on öelnud, et kui erinevalt ikkagi lapsed lähenevad sellele lõpp-produktile ja et nad näevad ka seda, et ma ei oleks uskunud, et minu laps edasi mõtleb sellele teemale, on ju. Et nad näevad ka enda last hoopis teises valguses ja see tihtipeale on nagu hästi üllatav olnud ja ma arvan, et see neid tegelikult kutsubki vaatama, et mida ka, natuke, et mida teised on teinud, eks ju. Et kuidas minu laps võrreldes teistega oli. No see on ikka alati inimesel ma arvan küll, see on täiesti loomulik, muidugi. Meil on ka mõned projektid on olnudki, näiteks mul tuleb esimesest klassist oli meil tunnete projekt, kus nad tegelikult lõpuks esitlesidki arenguvestlusel oma emale ja isale siis enda rühmas valminud siis seda lõpptulemust ja meil oli siuke robotitega väike läbimäng seal ka, et siis oligi niimoodi, et see vanem nagu okei, ja siis oli tore see moment ka, nii arvake nüüd, millise osa nagu teie laps on teinud, et siis neid niimoodi kaasati, et tegelikult see on ka väga nagu tore viis, kuidas seda viia vanemani, on ju, et see ei peagi olema suur show, on ju, moeshow alati, aga et see on lihtsalt see, et ei ole ainult niimoodi, et meie oleme seal klassiruumis nikerdanud ja tore, paneme mappi nüüd ära, on ju. Et me näitame emale isale, on ju, seda tekib jälle see vastutustunne, et mu ema isa tulevad seda vaatama, ma tahan ju hästi selle teha ka ja et mis see minu panus siis sinna nagu on, et nii äge, et te tegite tunnete projekti et keskendusite siis nii-öelda tunnetele ja tunnete juhtimisele. Ja see on meie koolis siis, kui esimesed klassid tulevad, see on kohe esimene projekt, et nad tegelevadki kohe siis enda tunnete tundmaõppimisega. Sisemaailmaga. Just. Ja õpivadki eristama neid põhitundeid ja siis me väljendame siis seda kunstiliselt siis neid erinevaid tundeid ja siis seal on selline väike teooria uurimine taustaks ja ka toredad külalised käisid meil rääkimas erinevatest teemadest ja siis lõpus on tõesti, kus nad siis peavad kurbuse näiteks tundest jõudma siis robotiga rõõmu ja siis laps saab siis selgitada sinna juurde, et kuidas ma siis seda teha saan, näiteks, et kui mul on kurb meel, et mis mulle toimib, et kes seal siis ütleb, et mina tahan üksinda olla või mina vajan kallistust või ma lähen teen enda meelistegevust, on ju, et siis selle nad seletasid sinna juurde. Või siis, et sina sõidad rõõmust vihasse, et mis võib juhtuda. Miks meil on niimoodi mõnikord, et sa oled rõõmusega järsku oled vihane, et mis see, näiteks keegi ütles mulle halvasti, on ju. Kuidas ma siis selle vihaga toime tulen? Oli oluline eneseregulatsioon, et meie ka juba lasteaias tegelikult tegeleme nii-öelda tunnete juhtimisega, et hea meel, et teil on ka selline projekt. Aga kui palju te kaasate ka lapsevanemaid sellesse projektõppesse? Ma saan aru jah, et lõpus kutsute vanemad ja näitate, mis te teinud, aga kui nagu seal vaheetappides? Külalisesinejate on käinud lapsevanemad
ja nad ikkagi üsna pakuvad ise ka, et kui on nagu sellised või kui me teame, et see lapsevanem on selle eriala esindaja, siis me ikkagi niimoodi nagu suunatult küsime, et kas sul oleks huvi tulla meile rääkima ja on käinud ikka rääkimas. Meil on üks mesinikust isa käinud näiteks, võttis kõik oma mesinikud sinna kaasa ja said mett süüa ja oi, kui maitsev tund oli. Et ikka. Kuigi mina isiklikult ootaksin natuke rohkem isegi seda, aga mulle tundub, et see on see tänapäeva kiire maailm, on ju, et kus on ikkagi raske leida seda aega, et tulla kuskil päeva keskel ja ikkagi planeerida. See ei ole ju niisama, eks ju, et sa pead ikkagi ette valmistama, mida sa tuled rääkima neile seal nii-öelda seal tunnis. Et võiks olla rohkem, aga me ikkagi jõudumööda üritame kaasata. Meil on sarnaselt, meiega alati, kui trimester algab, siis alati ka nagu kirjas teavitame vanemaid, et mis nüüd ees ootab näiteks, et tuleb selline projekt, on ju, et meil on ka siis selline projektiplaan, eks ole, mille me esitleme nagu vanematele, seal on meil juba oma mõtted, näiteks kui meil on mingid toredad käikuideed, on ju, me näeme eelnevatel aastatel on meil alati selline tagasiside ka, et me käisime seal, soovitame näiteks väga seda ideed, on ju, et siis need me juba kasutame ära, aga siis alati ka on see üleskutse, et kas te teate kedagi, kas te ise olete valmis tulema, on ju, näiteks meil tulebki näiteks jahimees rääkima, oligi üks lapsevanem lihtsalt mulle on kirjutanud, et meil on siukene tuttav inimene, kellel on kogemus juba käia rääkimas sellest teemast ja siis võtamegi temaga nagu ühendust, et see lapsevanem nagu aitab siis organiseerida selle. Et meiega nagu sarnaselt selles mõttes ka jah, mina arvan ka selles osas, et võiks on ju rohkem, aga siis siin on jälle mõnikord on nagu ka see, et nagu liiga palju ka ei saa, on ju, et siis vahepeal... Meil on nii vähe tunde. Vahepeal nagu tekib, on ju see, et nii äge käik, on ju. Mul on põhimõtteliselt 4-5 reedet on kinni, sealt läheb ikka 4-5 tundi, on ju, tegelikult selle käigu alla, on ju. Ja siis nädala sees ongi see, et nii 4-5 korrutamine, nüüd lapsed reedel lähme teatrisse jälle, et pead, eks ole, ise seda aega planeerima, on ju, et vahepeal on tõesti väga ägedaid ideid, aga kõike alati ei jõuagi, mis on ka väga okei. See on minu arust just hea, et kui keegi kooli tuleb, et see hoiab ikkagi aega. Ja see on hästi tore. Meil oli Läänemere projekt 6. klassidega ja käis üks lapsevanem pakkus ise välja, et temal on tuttav, kes töötab Tartu Ülikooli merebioloogia instituudis ja tema tuleks meile ohustatud liikidest rääkima ja siis tal tulid kõik kaasas, kuivanud kalad, kalalõhna oli terve ruum täis, pakkis kõik need seal lahti, kõik päriselt. Nii äge oli, nad said oma käega katsuda seda, on ju, ja oli hästi tore. Et kui oleks ise kohale läinud kuskile Tartusse või Pärnusse, no jumal küll, aega oleks ikka kõvasti läinud. Aga samas on kõik asjad räägitud, on ju. Meil on ka nagu, eks ole, näiteks saabki kooli tulla, on ju, teeb 3 klassiga, on ju, igal ühel tegelikult läheb ainult see 1 tund, on ju, isegi Tallinna piires ju mõnikord see liikumine on juba 45 minutit, lähed nende lastega, on ju, kuhugi, siis sa tuled sealt tagasi veel, on ju, et kogu see päev ikkagi kulub selle alla nagu ära, et siis peab planeerima, kuskilt peab selle piiri ka tõmbama. Just. No tore on ikkagi näha, et isegi kui vanem ei saa ise tulla, siis ta ütleb, et mul on see tuttav tegelikult. Saadam naabri. Täpselt. Aga miks mitte, eks ole, tegelikkuses lõppkokkuvõttes see on ju väga suur abi õpetajale, on ju, ja võib-olla, mina ei teagi sellest valdkonnast, on ju, aga nii äge, kui keegi teab ja suunab seda. Lõpetuseks ma tahaksin veel rääkida just sellest kurikuulsast koolivalmidusest, et mida teie arvate, et millised siis need oskused ja väärtused on kõige olulisemad, mida siis laps võiks lasteaiast kaasa saada, et minna kooli? Teist tahab alustada? Ma võin muidugi põrkuda siin totaalselt kuskile nagu suurte lastevanemate hordide vastu nii-öelda. Mida tähendab tegelikult see nii-öelda koolivalmidus? Aga mina ikkagi, olles ikkagi ka õpetanud nii väikseid kui suuri, siis ma ikkagi ütleksin, et laps peab oskama lugeda. Selleks hetkeks, kui ta kooli tuleb. See lugemise oskuse tähtsus, mitte ainult lugemise mõttes, vaid ka selles mõttes, et kuidas ta asjadest aru saab, kui hästi ta oskab neid juhendeid lugeda. See tegelikult hakkab kohe 1. klassis väga suurt tähtsust omama. Ja ma ikkagi ütleksin, et kui sa ikkagi väga kehvasti loed, siis hakkab sul ikkagi alguses päris raske. Ma ikkagi tõstaksin seda lugemisoskust. Projektõppe puhul on see lihtsalt, et sul on üks osa on uurimine.
nagu uurimine on see, mis nõuab tegelikkuses sult seda võib-olla lugemistoskust, on ju. Et ka isegi elektrooniliselt, eks, kui sa uurid seda internetist, on ju, siis sa ikkagi pead oskama lugeda. Kuigi need tekstid on lihtsad, eks ju, mida esimeses teises klassis loetakse. Aga ma näiteks, eks ju, enda praeguse kolleegiga, kes õpetab esimest klassi, ta on hästi kaua õpetanud esimest klassi, siis ta näiteks ütleb, et tal on see aasta klass, kes loeb erakordselt halvasti. Ja kuidas tal on ikkagi väga raske sellest nagu läbi murda. Et see võtab nii palju aega ja sul tegelikult seda aega, sul suruvad need õpitulemused peale lihtsalt, eks. Sul ei ole seda aega koolis võtta. See on see häda, on ju. Kui meil oleks seda aega lõputult käes, siis ilmselt ei oleks see mure. Et ma ikkagi pigem ütleksin seda ja see sotsiaalsete oskuste pool, et mina ei paneks 6-aastast last kooli. See on mu isiklik seisukoht. Ma enda last ei pannud ka 6-aastaselt kooli, kuigi oleks võinud panna. Aga sellepärast, et ta oskas kirjutada, ta oskas lugeda, aga ma lihtsalt kartsin seda, et kui hakkavad tulema need sotsiaalsed nii-öelda igasugused arusaamatused, siis võib-olla see tekib sellest, et ta ei ole veel küps. Ta ei ole veel küps minema koolikeskkonda. Mina võib-olla ka ütleksin ikkagi nagu selle sotsiaalse koha pealt, et võib-olla natuke selle vanuse osas ma nagu vaidlen vastu, sest ja ma vaidlengi vastu selles osas, et me peame nagu lähtuma sellest, et inimesed on kõik väga erinevad ja on 6-aastaseid, kes mul on ka olnud ja on 6-aastaseid, kes on tulnud ja superküpsed ja saab hakkama ja loeb hästi ja tuleb sotsiaalselt toime ja suhtleb kõigiga, et aga siin ongi nagu see koht, et see lapse vanema enda teadlikkus oma lapsest ja ikkagi see võib-olla teadlikkus, et mida see kool nagu tähendab, on ju, et kui ta nüüd läheb sinna ja eriti kui sa teed veel ka sellise spetsiifilisema valiku, on ju, sa tuledki näiteks projektõppekooli, on ju, et mis need ootused on koolil, vanemale ja lapsele, on ju, ja vastupidi ka, et need oleksid hästi selged vanemale, et ta teab, kuhu ta selle lapse toob ja mida siis sellelt lapselt nagu eeldatakse. Aga jah, minu jaoks on oskus küsida abi. Et kui ma olen hädas, siis ta ei mossita seal nurgas ja et ma ei pea ise, vaid ta tuleb ja küsib abi, eks ole. Kõik sellised suhtlemisoskused, viisakus, kombed, on ju, et kõik selline ka, et õpetaja saakski tegeleda rohkem juba sellega, et need suhted saaksid seal klassis, on ju, paika ja kui lapsel on juba kodus niisugune turvaline tagala ja on juba neid oskusi õpetatud, siis see läheb oluliselt sujuvamalt, eks ole, ja et ei peagi tõesti tegelema sellega, et sa pead selgitama talle, et miks ei ole viisakas, ma ei tea, öelda teisele, et sa oled rumal või veel halvemate sõnadega, on ju, et need asjad oleksid tal paigas, on ju. Aga jah, see iseenda eest hoolitsemine ja sellega just toimetulek, on ju, ja võib-olla ka seal oskus tagasisidet vastu võtta, on ju, või vähemalt see valmidus selleks, eks ole, et jah, lugemise osas jah, võib-olla see on jäänud kuskile mingisse hetke, et koolis hakatakse õppima lugemist, on ju. Et mis seal ikka on ju, küll koolis õpitakse, on ju. Kuigi ma arvan, et ma ei tea, mul on ka ju lapsed lasteaias käinud, mulle tundub, et loetakse ikkagi päris varakult juba. Et mul ei ole üldse seda tunnetust, et lasteaias ei loetaks. Mul on pigem ikkagi see tunnetus, et kodus ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu. Mul on pigem see tunnetus, mitte isegi nagu lasteaia suunas vaadates. Võib-olla on ka muidugi erinevaid lasteaedasid, eks kindlasti nagu koolegi. Aga mulle tundub, et kodus ei omistata sellele niisugust väärtust, mis tegelikult võiks olla. See võiks kuidagi olla selline nagu päevarutiini osa. Mina lugesin 6. eluaastal kogu aeg kodus. Sa olid väga tubli. Jah, et ma mõtlengi, et kuidas koolis tundsid ennast? Väga hästi. Näed. Selles mõttes mina nagu ütlen ka, et okei, see laps võib tulla sinna kooli, on ju, ta ei oska lugeda, aga tegelikkuses tõesti on tal on raske. Sest et tulevadki koolilapsed, kes juba oskavad lugeda, tempo on peal, sul on päris pikad tekstid, need lähevad väga kiirelt, väga pikaks, on ju, et jah, seal võib-olla loed esimese klassi alguses sellise lõigukese, on ju, väikse siis mingi 4-realise lõigukese, on ju, ja tegelikult esimese klassi lõpuks sa juba loed A4, on ju, aga kui ma seal esimese klassi lõpuks võib-olla alles nagu, ma ei tea, mehaaniline lugemine on seal veerimise tasemel, siis sa jääd maha lihtsalt, sul on väga-väga raske toime tulla. No siis tulevad tekstülesanded kohe, üsna
üsna ruttu, mis tegelikult eeldab juba täitsa teist lugemisoskust, eks ju. Et analüütilist isegi. Ja see on kõik hästi palju seotud omavahel ja noh, nii lihtsalt on. Ja. No projektõppe puhul ka, kui veel tuua see projektõppe, siis on ju selle lugemisega siis ühes küljest on nagu hästi suur motivaator ka neile, sest et nad saavad aru, et nad ei saa teha, kui nad ei oska lugeda, et no infootsing ikkagi ju kuule, see on täiskasvanutelegi raske, on ju, kui me räägime ülikoolis õppija, on ju, kas ma nüüd ikka sain sellest õigesti aru või mitte, siis nagu, et kui see väike laps peab seda hakkama tegema, kui sa, kui sa ei saa ühtegi sõna sealt, on ju, sa ei leia seda õiget linkigi võib-olla üles, on ju, siis sul on ikka väga raske selles projektõppes nagu toime tulla. Aga võib-olla, minul tulid eelmine aasta, esimene klass tulid ka mittelugejad ja tegelikult kenasti loevad praegu. Kellel on seal ikka on ka neid, kellel on võib-olla kodune keel on midagi muud, on ju, et siis nendel on veel võib-olla nagu keerulisem, aga neil on tegelikult see projektõppe väga toetab nende motivatsiooni ja see motivatsioon on see kõige olulisem selle lugemise juures selles mõttes, et mina võib-olla olengi nagu ise näinud lihtsalt seda, et kui see motivatsioon on paigas, siis hakkab ka see lugemine tulema ja see kooli nagu keskkond natuke survestab seda last, et ma ei taha asjadest ilma jääda ja siis see tuleb, et mõnel tuleb see väga kiirelt tegelikult kooli alguses, et jah, aga selleks peab võib-olla olema selline professionaalne pilt, kes ütleks nagu ära selle, et kas see on nüüd mingi probleemi koht, on ju, et ta ei suuda lugeda ja siin tuleks mingit lisaabi kiiresti saada või tal ei ole lihtsalt nagu see nips käinud veel, aga tegelikult ta on peaaegu seal, on ju, et siis ta võib ju tegelikult tulla, on ju, ja siis ta jõuab kenasti järjele, on ju. Ja, aga jah, see olenebki jälle sellest ka võib-olla vanema teadlikkusest, on ju, ka lasteaia suunamisest, on ju, ja kõigest sellest muust kokku, et jah, aga mina ütleksin, toetage oma lapsi sotsiaalsetes oskustes, julgustage neid, aidake kaasa nende enesekindlusele, on ju, ja kõigele sellele, et kui laps tunneb ennast hästi, tal on turvaline kodu, ta on enesekindel, siis ta suudab kõige muuga ka toime tulla, et see on hästi oluline. Väga hästi öeldud. Ma lihtsalt veel siit küsiks eelkooli kohta, et olen väga palju kuulnud ka seda, et lapsevanemad panevad oma lapsed eelkooli, kes nagu harjutada seda koolielu, et seda nii-öelda laua taga istumist, et kas teie nii-öelda pedagoogidena siis lükkate ümber või olete nõus, et kas eelkool on kõigile vajalik? Mina seda ei arva, et kõigile on vajalik, aga mulle tundub see tore asi. Mulle endale lihtsalt tundub. Ja vaadates, kuidas teie koolis on ka ju ja meil on eelkool ja kusjuures meil seal ka tehakse juba projektiõpet, nii et tegelikult mulle ikkagi tundub, et see, et ta võib-olla oskab tõesti kõiki asju juba, on ju, ta oskab seal lugeda, ta oskab arvutada, et seda mõtet nagu ei olegi selle juures. Aga ma pigem võib-olla ka omistaksin sellepärast sellele tähtsust, et aru saada, kuidas sinu laps selles uues grupis toimib. Et võib-olla ta lasteaias, tal on kõik tuttavad näod juba 5-6 aastat, eks ju, täiesti turvaline keskkond, aga ühtäkki on ta täiesti teises keskkonnas. Ja tegelikult ma olen aru saanud, et sealt on ka aru saada seda, et kellel võivad hakata tekkima mingisugused mured, võib-olla sellest juba natukene, eks ju, sellega hakata tegelema, sellele tähelepanu pöörama, et see ei ole üldse vähem tähtis koht, sest erivajadusega lapsi tänapäeval, kõiksuguste erivajadustega on ikkagi järjest kasvavas hulgas kahjuks. Ja. Mina ei tea, mina olen eelkooli poolt ise nagu, et selles mõttes, et tõesõna mina arvates ei ole vahet, et kas laps on nagu ka võib-olla seal väga tugev lugeja ja nii edasi, mõnel on ka vaja harjutada kas või seda oma järjekorra hoidmist, et okei, ma hoian seda käe püsti, on ju, mis nüüd saab, kui mind ei küsitagi? No, et mis nüüd saab, kas ma tulen nüüd sellega toime, on ju, kas ma suudangi nagu, et okei, ma ei saagi vastata või siis ma nagu õigub välja selle, on ju, või ikkagi nõuan või segan vahele, on ju, et kõik sellised asjad ka täpselt selle uue keskkonnaga toimetulek, on ju, juba, aga ma ei tea, kui ma isegi olin tantsuõpetaja ja siis mul oli täpselt ka need pudinad, kes hakkasid siin eelkool. Nad tegelikult väga ootasid. Nad ütlesid mulle alati, homme ma lähen eelkooli ja nad olid nagu, nad nagu väga ootasid seda ja see on juba selline, juba selline nagu, ma olen ka nüüd suur. Et ma arvan, et selline positiivne esimene ja selline nagu sisse juhatav siis
tunnid või mis iganes eelkool on ju lühikene, on ju, see on väga kasulik. lasteaiast ära tulla varem, eks ju. Kui tähtsad nad on, eks ju. Minu enda lapsed olid liitrühmas, siis oli niimoodi, et need väiksed jäid magama ja siis nad said tulla eelkooli, kui oluline see oli. Et tekitada see positiivne tunne ja mis ma tahtsingi veel juurde lisada nagu lapsevanematele võib-olla ka see, et eelkooli õpetaja on ka enamasti on siis, kas ta on algklassi õpetaja, on ju, ehk siis tegelikkuses tuttav nägu juba, on ju. See tuttav nägu ja see, et sellel inimesel on ka kogemus öelda teile ja anda teile tagasisidet, kui anna, küsige ise julgelt, et kas minu laps on kooliküps, kas tal on midagi, mida tal on vaja harjutada enne seda kooliminekut ja kõike seda muud on ju sinna juurde, saada tagasisidet, kuidas see laps käitub, saada tagasisidet, kas ma peaksin valmistuma, et mõni muregi tekib või on kõik väga hästi, et saadagi see enesekindel see, et ma saadan ju oma lapse ka enesekindlalt siis nagu kooli, et need õpetajad on professionaalid, neil on kogemust, on ju, ja sina võib-olla ei peagi seal ise teadma seda, et kuulge, et te peate kõvasti veel lugemist toetama, on ju, näiteks. Et sealt saada see tagasiside, ma arvan, et see on nagu väga oluline ja mõnus võimalus lapsevanemalt. Mina igal juhul olen eelkooli poolt. See on nii huvitav, et mina käisin ka eelkoolis, tähendab, ma käisin vist 2 korda ja siis ma otsustasin, et ma ei taha seal enam käia. Mõtlesin, mul ei ole vaja seda. See on nagu nii huvitav. Et ma eeldan ka, et nagu lapsed on hästi erinevad ka, et kellel on rohkem seda eelkooli vaja, kellel ei ole, et see on jällegi nii individuaalne, millest me tegelikult oleme siin nii palju täna rääkinud, just see individuaalsed vajadused. Aga nüüd me oleme täiesti rõõmsalt siia lõppu suutnud, et mul on saanud traditsiooniks küsida oma siis külalistelt, et kas teil on mõnda kuulamis, lugemis, vaatamis, mis veel materjali soovitust meie lapsevanematele, kes seda hetkel kuulavad. See võib olla ka projektõppe teemaline lapse arenguga seoses, võib olla täiesti midagi muud, mida olete lugenud ja mõelnud, et või vaadanud, et nii äge. Issand jumal, sa panid nüüd praegu küll portsu otsa. Sa ei hoiatanud ette. Ma ei hoiata seda mitte kunagi ette. Jah, lugemissoovitus on ju, eks ole, ma ei tunne nii hästi teie kuulajaid ka. No mulle meeldib muidu lugeda mingeid juturaamatuid, on ju, aga kui nüüd mõelda natukene võib-olla erialasemalt, siis igasugused raamatud emotsioonide kohta ja sellised. Mul on seal endal voodi kõrval on see emotsioonide, kohe ma ütlen selle nime, vaata, ma oleks selle kodus järgi vaadanud. Kas ta oli äkki emotsioonide valitsemise kunst või midagi sellist, aga igal juhul ma ei loe seda otsast lõpuni niimoodi, aga sealt on vahepeal häid mingeid ideid saada, killukesi saada ja mõtteid saada, et jah. Ja noh, mis viimasele kõik väga palju räägivad, mida vaadata, on ju, siis ma vaatasin ka ära selle Netflixi kuulsa sarja Adolescence, mis rääkis sellest nutimaailma võludest ja valudest ja võib-olla see on selline vaatamine, et see kool, mis seal oli minu jaoks nagu väga õudne, et ma üldse nagu ei samastunud sellega, nagu kuidagi see pilt, mis maaliti sellest, aga võib-olla selline minu nagu, mis mind mõjutas, oli see, et meie koolis näiteks lapsed ei kasuta üldse telefone, suured ka, meil on nagu, koolis ei või kasutada nagu lapsed telefoni. Nutivaba kool siis, jah? Jah, põhimõtteliselt võib öelda, et nutivaba kool on ju, ja aga tegelikkuses pärast tunde nad ju kasutavad ikkagi neid ja et kelle kohustus siis on teada seda, et mina ei saa minna sinna õpetajana ja kontrollida ja vastutada selle eest, mida need lapsed siis teevad seal. Et see on selline mõtlema panev lugu lapsevanemale. Ma olen seda vaadanud, see on raske vaatamine, aga väga vajalik tegelikult nii-öelda ka lapsevanemale, võib-olla natuke silmi avab, ütleks niimoodi. Jah, ma arvan ka, et silmi avab ja see oli kunstiliselt ka väga lahedalt tehtud, et see on nagu võib-olla siuke põnev jälgimine veel juurde sinna, on ju, aga jah, et ma mõtlengi, et ma alati nagu mõtlen, et kui palju on nagu see minu ülesanne nagu õpetajana, et ma võin rääkida küll sellest interneti turvalisust ja meil kusjuures oli ka üks projekt sellega seotud eelmine aasta, digiturvalisus, aga lõppkokkuvõttes tegelikkuses võim on selles osas lapsevanemal, nii et ma paneksin osas selle nagu lapsevanema südametunnistusele. Anneli?
no ma ei tea, mul ei jää aega üldse lugeda midagi peale erialase. Minu laual on tihtipeale raamatud, kus ma vaatan, kuidas õppetööd mängulisemaks teha. Ma ikkagi loen hästi palju sellist erialakirjandust, on ju, mis on ka lakkõppega seotud ja muude teemadega ja hästi mulle meeldib Mare Kitsniku raamatud. 1, 2, 3, 4 pooleks on tal sellised üks raamat ja teine raamat. Ja seal on nagu otsast otsani on palju häid nõuandeid ja kui mul tuleb mingi uus teema, siis ma jälle võtan selle raamatu lahti ja vaatan, et mida ma nüüd seekord saaksin kasutada. Aga muidu ma kuulamise mõttes igal pool, kus astub üles Jaan Aru, siis ma ikka teda kuulan, sest mulle tundub, et see, mida tema räägib, ei ole minule keegi koolis rääkinud. Jah, ta on selline Eestis üks ainus, kes tõesti räägib nii olulistel teemadel. Ja ta räägib sellest kuidagi nii võluval ja arusaadaval viisil, et see lihtsalt on nii huvitav. See on see, mida ma teen. Väga tore. Aitäh teile. Aitäh Sandra, et sa rääkisid Emily kooli projektõppemaailmast. Aitäh Anneli, et sa rääkisid avatud kooli projektõppemaailmast ja ma loodan, et head kuulajad ja ka vaatajad, et te saite siit ägedaid mõtteainet ja saite võib-olla projektõppemaailmast palju rohkem teada kui varem. Nii et näeme juba järgmine kord järgmise osaga. Tšau!